no see võib olla niimoodi. See ilmselt ei ole mitte nii väga seotud kellegi mingi kurja seadusandja või kellegi sellise ametniku tegevusega, aga see on eelkõige kodust kaasa saadavate või koolihariduse käigus tekkivate hoiakute küsimus, et on ju selge, et Euroopas sellist ettevõtlikkust on vähem kui Ameerikas või Aasias tänasel kujul. Kui vaadata seda iduettevõtete ja igasuguste startupide loomise statistikat ja üldse ettevõtlikkust. Ja kas või seda, et kuidas suhtutakse sellesse, kui kellegi äri ebaõnnestub, ta läheb pankrotti, eks ole, et siis meie ühiskondlik hoiak on see, et ta on kohutav läbikukkuja ja Ameerikas vaadatakse, et okei, see läks kehvasti ja küll ta alustab uuesti, et see pigem peetakse seda väärtuslikuks kogemuseks. Et see on pigem nagu ühiskondlik hoiakute küsimus ja sellise iseenda elu eest vastutuse võtmise küsimus, et kas ma kujutan ette, et kõik minu ideaalminast eristavad probleemid või põhjused on väljaspool mind või ma saan ise selles osas midagi ette võtta ja enda elu paremaks teha. Ma ei usu, et see, et meil on nagu väga palju reegleid ja seadusi, et see võib olla nagu kogu selle hoiakute süsteemi üks sümptom, aga mitte põhjus. On üks Ameerika sõjaväelase Joko Villika on ta nimi, raamat on Extreme Ownership. Et kas need põhjused on, et kas mina olen kõik teinud selleks, et asjad oleksid hästi meie organisatsioonis, minu elus, kus iganes. Lõpuks on see sama asi ju.